Tere kõigile Mulgimaa lugudele järjekordsetele kuulajatele. Mina olen Jaanika Toome kirglikult avastamas ja meil on täna 10. aprill aasta 2022 ja meil on külas täna Küllike Pihlap otse Mulgimaa vasakult paremalt servalt Soekülast ja vaatame, mis vahvad Küllikesega meil siin täna tunni ajal sees loob, et noored inimesed, nii tore, et noored inimesed on ka Mulgimaal ja neid üles leitud ja on julgenud tulla rääkima oma eluloost. Tere Küllike, räägi, kus sa oled ja miks sa täna siin oled ja need küsimused võtame ka niimoodi vaikselt läbi. Ja, tere Jaanika. Mina olen siis Küllike, olen Soekülas praegu tegutsev disainer, kes saab oma kodukontoris siis Tallinnasse tööd teha. Ja mõtlesin, et tulengi koju tagasi elama Mulgimaale. Et ma elasin siin muidu 15 aastat. Nagu ikka oli vaja minna ülikooli ja koolidesse. Keskkooli olin Viljandis, siis Jakobsoni gümnaasiumis. Peale seda läksin Tallinnasse nagu graafilist disaini õppima 2 aastat ja sealt Londonisse paar aastat jälle graafilist disaini õppima ja siis tagasi Tallinnasse, et selline ja siis tagasi Soekülla. Et selline pikk ring. Ja kuidas me Jaanikaga tuttavaks saime, oli selline lugu, et Kristi soovitas kujundajat Jaanikale Mulgimaa peremängule. Ja nüüd me oleme seda teinud koos juba 3 aastat vist. Täiega äge, jaa. Ja see oli selline kiire tiir praegu. Just. Nii et ma nüüd ütleksin, et me alati mulle need maapiirkonnad meeldivad see, et info levib nagu suust suhu, et ega Küllike tuli maale, no ma ei tea, mis siin ikka tööd teha võib-olla on, aga no näe, naabrinaisele rääkis, on ju, naabrinaine rääkis mulle, et kus sa muidu seda infot kätte saad, et kuidas sulle tundub see info levik maapiirkonnas? Ja, et see suust suhu info on ikka külas väga oluline, ikka naised saunas räägivad, mis kellelgi vaja on teha või kuhu on vaja minna, siis kuidagi koopereerutakse, et see on natukene jah, selline ka maapiirkonnas huvitavam, et kui linnas elad, siis kuidagi võib-olla ei tunnegi oma naabrit. Kõnnid lihtsalt mööda, ütled tere, aga otseselt sa ei tunne või see koos ei niimoodi koopereeru. Aga nagu siin võib-olla sellised praktilised asjad ka, transpordi küsimused, et siin ei ole ju sellist, ütleme, väga aktiivset transpordivõrku nagu Tallinnas, et iga 5 või 10 minuti tagant kuskil mingi ühistransport läheb, et meil on selline külaühistransport. Kas on ka või kuidas sellega? On. Ma ei tea, vähemalt meie külas on. Et kui keegi hakkab kuskile minema, et siis antakse võib-olla tuttavatele ka teada, et ma lähen täna linna, eks ole, siis see on Viljandi. Aga kuidas teada antakse, kus sa nagu helistad või mingi? Kas sa helistad, ütled Facebookis väikese sellise kirjakese paned, on ju. Et selline natukene huvitav seik organiseerimise. Aga kas Facebookis paned oma seina peale või on mingi Soeküla grupp on seda naabrit? Ei, meil sellist gruppi ei ole, selles mõttes transpordigruppi, aga meil on tuttavatele lihtsalt Facebooki, Messengeri näiteks või helistad. Väga põnev, väga põnev. Ei tea, kas on selle mulgi-identiteediga kuidagi seotud või on see nagu see ei ole väga Eesti piirkonnas võib-olla mujal maal elanud, on ju, et sa ei saa nagu võrrelda või ma ei tea, kas sa saad võrrelda näiteks nüüd seda mulgi teemat, kui me hakkame arutama, et kas see on igal pool, ma arvan, omane vist? Kui ma võrdlen näiteks Londonit ja Soeküla, siis see on täiesti nagu 2 eri maailma, kui sa nii võtad, eks ole, et suurlinn, kus on ka tegelikult täiesti võõrad inimesed, ütleme Soekülas ma tean enamike inimeste elulugu suhteliselt sünnist saati, eks ole. Ja kui sa siin kõnnid, siis ei ole nii, et sa seda inimest ei tea, kes sul nagu vastu tuleb. Enamjaolt sa midagi tead nagu nendest inimestest. Ja see on nagu ka selline natukene teistmoodi asi, et lähed näiteks postkontorisse, siis öeldakse, et tere Küllike, et sulle tuli 2 pakki. Aga Tallinnas näiteks lähed, siis keegi ei tea sind. Ka näidake dokumenti ja ikka siin näitad ka dokumenti igaks juhuks, aga selles mõttes, et nagu teatakse, kus sa tuled, kes sa oled.
et Aga kas see selline vahel natukene nagu pigem sihuke häiriv ei ole ka, et tahaks nagu rahu ja ma ei tahaks, et keegi minust midagi nagu, et no igaüks teab sinust, et no midagi. võib-olla kui sa oled ja teismeline, siis natukene oli, aga nüüd nagu pigem on meeldiv juba. On meeldib juba, ahah, no väga hea, väga hea. Nii, kuule, Et aga lähme ka nendele mulgiteemadele ja see on ka, kuigi need on ka jumala ägedad teemad niimoodi rääkida, et kuidas on linnas ja kuidas on maal, on ju. Et kas sa oled mulk? ma arvan, et ma olen mulk, sest ma elan Mulgimaal. Nii, on veel mõni põhjus, miks sa arvad, et sa ma mulk? olen siit pärit, ma elan siin, see on minu kodukoht. mu vanemad on ilmselt mulgid ja esivanemad ka. No see on juba päris hea põhjendus, et su vanemad on mulgid, et on nad juba ka mitmendat põlve mulgid siis? jah, on. Nii. Et see talu, kus me praegu elame, Soe-Kõrtsi talu, et see tegelikult kuulus mu isa poolt isale ja emale, vanaisale, vanaemale. Et me elame tegelikult veel hoopiski vanaisa, vanaema kodus. Vau, nagu et sellel on isa poolt ja ema poolt nüüd oli? Isa poolt. Isa poolt, ahah. Ja. Aga miks see kõrtsitalu on väikse taga? Miks kõrtsitalu on see, et siin hoovi peal oli vanasti kõrts ja siit läks tee läbi, et praegu on see tee nagu ümber selle krundi, aga vanasti läks siit nagu hoovist suur tee läbi. Ja siin oli kõrtsihooned ja me pidime selle nime, meil oli vanasti Soetalu, aga pidime muutma Soe-Kõrtsitaluks või mingiks muuks nimeks. Nüüd alles hiljuti, sellepärast, et ma ei tea, ei tohi olla külanimega talu. Millegipärast nüüd tehti siuke seadus ja siis me pidime ümber muutma. Aga oota, aga selles majas oligi kunagi nagu kõrts päriselt ka või? Ja üle hoovi selline vana maakividest hoone on, et see on olnud kõrts, see on olnud meierei, nii palju kui me teame, ja see on olnud selline hästi pikk selline hoone. Ja üle oja oli teine kõrts, et siin soel on olnud nagu 2 kõrtsi ja see soe ei ole nagu mitte nagu soe nagu külm ja soe, vaid see on tegelikult nagu vist Kristi ütles, et see on pigem nagu söe, nagu susisöe. Susist on ju, soeg. Et teil on hunte seal siis palju või? Meil on siin, ütleme, Võrtsu ääres, mis on siit umbes 5 kilomeetrit, 4-5 kilomeetrit, seal on ikka nähtud hunte. Päris õudne teil seal siis mõtleks. Okei, nii et su vanemad on nagu mitut põlve nagu, aga mulgid, kas nad räägivad mulgikeelt ka, oled sa vanaemad, vanaisad? Ma kahjuks ise ei kohtunud mitte ühegi vanaisaga, et ma ei ole neid ise eluses kunagi näinud, et minu jaoks vanaema oli hoopis vanatädi Kärstnast ja tema mees nagu olid vanaema, vanaisa. Et nemad elasid Kärstnast läbi seal kuskil üleval, neil oli üks talu. Aga mulgikeelt ei räägitud ka seal mitte? Aga mulgikeelt ma ise ei oska, vanemad ema õpib Kristi juures. Ja mõnikord nii ma olen kuulnud ja kunagi mu sugulaste vanaema ikka ütles Viitskaits, siis me natuke tegime nalja väiksena, et mis Viitskaits. Aga see küsimus, aga kuidas sa nagu teadsid, et Mulgimaa ja mulk, ma mõtlen, ma olen nõukogude ajal kasvanud lapsed, eks ole siin, et ei ju räägitud, et kuidas sul või sa ikka lapsena teadsid ka, et sa oled Mulgimaal ja mulk või kunas see tuli sulle teadmisesse? Ma arvan, et me nägime neid mulgikuubesid, mulgiriideid sellistel pidustustel ikkagi mingil määral kuskil oli ja siis öeldi ikka, et me oleme mulgid ja need on meie nagu rahvariided või sellised bioriided, et sellist asja ma nagu kuskilt mäletan. Minu meelest see kuub ja see kübar, see oli väga peen. Mina mõtlesin, et oi, need mulgid on küll peened inimesed, kui selline toru kübar peas on härradel. Et mulle tundusid nad kuidagi hästi peened või toredad sellised, hoopis teistsugused nagu kui teised rahvariided. Et nad jäid nagu meelde, et ma kuskil mujal nagu ei märganud kellegi sihukest või ei õnnestunud näha, võib-olla olime oma piirkonnas rohkem.
Aga no nüüd, kui sa nüüd tagasi tulid või seal Londonis või Tallinnas, et kas sa, no siis hakati juba rääkima sellisest Eesti Vabariik tuli ja kõik selline, et Mulgimaa, et kas sa siis kuidagi nagu mõtlesid rohkem, et ma olengi sealt Mulgimaalt ja mulk ja et kas mulk on uhke ja hää olla või kuidas sa selle nagu endale nagu mõttesse panid? No ja ma olen ikka nalja visanud, et noh, mulgid sellisel põhja pool või mujal ikkagi seostub kuidagi selline, et ujuvad sedapidi, mitte sedapidi, et ikka enda pool. Et see kuidagi see jutt, see mulgi jutt on nagu läinud kuidagi niimoodi laia üle Eesti kondama, et kuidagi ihned natukene on need mulgid. Et seda pole öelnud, noh, et sa oled mulk, et sa võib-olla ei taha anda asju nagu natukene juut või midagi sellist. No aga ma ei tea. Aga no ma ise mina arvan pigem, et mulgid olid targad. No just. Ja see oli nagu pigem sükene, kui lätlased ütlesid, et see mulk tähendas lolli, siis mina arvan, et nad said võib-olla mulkide käest mööda pükse ja siis nad olid vihased. No just, on ju, keegi teine hakkas seda arvama, vaata, et need on et lihtsalt ma arvan, et siin olid viljakad põllud ja nagu vanasti olid siin ikkagi põhiliselt talupidamised ja paratamatult, kui sul on nagu viljakamad põllud, siis sul on ju saak parem ja noh, maa oli lihtsalt sellel ajal nagu parem siin millegipärast. Ma ei tea täpselt, mille pärast ei ole nagu ise põllumajanduses olnud. Geograafide ja nende bioloogide mingi pärusmaa, et kas siin on siis viljakamad mullad, on ju, et nende väärda nagu. Ja, no ma olen niimoodi kuulnud, et siin on olnud viljakamad mullad, et selle tõttu, et siis hoitses nagu paremini natuke talupidamine ja tegelikult ju minu esivanemad olid vanaisa siis isa poolt, neil oligi ka talu. Nad olid nagu talupidajad, see oligi nende nii-öelda töö, mis ma nagu kuulsin ja selle talu suurust hinnati mingi mitme hobuse talu sul on. Mitme hobuse talu, hektarid. See siis tähendab kuidagi, et palju, noh näiteks mul on 2 hobuse talu, et neid hektarid nagu vist ei loetud, vaid oli kuidagi, et neil on 2 või 3 hobuse talu, siis palju, noh, see nagu ainukene traktor siis hobune, et palju siis nagu, ma ei tea, jõuab selle 2 hobusega tööd ära teha seal põllul. Mingi selline asi oli. Ja ma nagu isa käest täna küsisin, et kes seal siis neil olid, mis loomad või mis seal talus võisid olla, et kõik loomad, hobused, lehmad, lambad, sead, kanad, et nagu terve, ühesõnaga omale ikkagi pidid toidu nagu saama seal ära toota nii-öelda. Ja see isa oli siis ka jahimees. No jah. Ja üks hobune oli tal selline jahil käimiseks mingi eriti spetshobune, mingi ratsahobune, mingi peenhobune, mingi täkk, tema lemmikhobune. Ja vanasti oli see hobune niisugune kallis loom ikkagi olnud. Ja siis pidupäeval vist pandi see nagu kuidagi tehti korda, ma ei tea, mul ei ole enda hobust. Ma ei ole eriti hobustega ise kokku puutunud, et see oleks väga tore olnud muidugi, aga vist tehti see hobune siis nagu pidupäeval korda ja pandi linnariidete nagu selga ja mindi selle hobusega siis nagu linna või ma ei tea kuhu. Nagu jalgratta eest või auto eest. Täpselt nagu auto eest, pigem nagu auto eest. Läksid hobusega ikka kuskile. Just. Kui meie kuulajatest keegi teab, et mis tähendab mitmed 2 hobuse talu või 1 hobuse talu, või vabalt siia kommentaaridesse meil pärast kirjutada. Kas see oli mingit, noh, ma ei tea, palju neid hektareid siis oli seal, aga seda enam ei mäleta, kui suur see oli. Väga põnev küsimus, väga hea teada. Aga see oli nagu Eesti ajal siis jah, oli see nagu veel umbes selline ajastu. Ja siis see vanaisa ehk isa oli olnud Viljandis koloneli kutsar. Sõidutas seda ülemust siis vedruvankriga ring mööda Viljandit. No vot.
Siuksed isalood said täna kõik teada. jah, nad said jah. Väga äge, Mulgimaa lood toob, paneb vähemalt inimesed küsima oma lähedaste käest oma nagu ajalugu. Väga põnev. No ma olen seda ka kuulnud, aga mul läheb nagu, läheb endal ka niimoodi meelest ära need vanad lood, et neid peab ikka kordama vahepeal. Isa, noh, siuke noore põlves siis on, et sest see isa ju jah, ei noore, jah, no mingi sõjaväe ajal või peale sõjaväge või ma ei tea, mingi sellisel ajal. No just. No, et ja see oli ka, et kuna siin olidki põhiliselt kõik olid siis seda talu pidanud siin kandis või noh, üldse sellel ajal. Üldse sellel ajal ka? Jah, oligi sellel ajal hästi palju. Siis oligi siin olnud hästi palju meiereisid. Et sa saidki seda piima siis nii-öelda turustada. Et noh, ka üle hoovi meil oli see maja on olnud meier, et meil käis siin mingi Tartu Ülikoolist mingi onu pildistamas, et see on mingi vana meier ükskord. Küsis luba, et kas ma võin seda maja pildistada, et see on meier ei olnud. See on teie krundil või kuskil mujal krundil? Meil üle hoovi, jah. Ehk siis teil oli? Jah. No näed, teil on meiereid seal? Jah, meil on olnud siin täitsa meiereid. Meie ajal nagu ema-isa ajal, nemad pidasid ka seal natukene loomi. Et aga see oli veel enne nagu. Ja nagu ikka tehti üks talutöid, hommikul alustati mingi lehma lüpsmisega ja igast selliseid asju. Kas see Siberi küditamine käis teie suguvõsast ka üle? No see oli väga huvitav lugu, et no see sama talu, mis siis ma tean seda isa poolt nagu rohkem. Et kui nagu Vene aeg tuli sinna, et siis oli sul vist 2 võimalust, et kas sa annad oma kõik loomad, mis sul ennem olid, annad sinna kolhoosi ära või kui sa tahad seda nagu talupidamist, mis siin nagu kõik ennem tegid, edasi jätkata, siis pandi sulle hästi kõrge maks peale, mida reaalselt ei olnud neil võimalikki maksta. Aga mul need esivanemad siis ikkagi proovisid alguses. Aga see oli vist nii jõhker, see oligi nimelt tehtud, et seda ei ole tegelikult nagu võimalik teostada sellel ajal ja siin on ju. Et nad jäid nagu riigile võlgu ja siis nad saadeti vanglatesse sellepärast eraldi nagu nais- ja meesvanglasse, siis nad pidid seal olema selle eest mingi ma ei tea, kas aasta või midagi sellist. Kas need olid Eestis need vanglad või Venemaal või? Need olid Eestis, Tallinnas. Üks oli naiste, üks oli meeste. Sellepärast siis nagu, et ei allunud nii-öelda nõukogude võimule. Ja peale seda, kui nad siis nagu vabaks said, ma ei tea kaua, aasta, midagi sellist, siis nad ei saanud kohe Eestis elamise luba, vaid nad piinati ikka. Ja siis nad läksid Lätti elama. Hoopis mingisse külla. Ma täpselt ei tea, kuskil Valmeira lähedal või midagi sellist. Et see oli ja ma ei tea, kas see oli enne või pärast mingi aeg nad ikkagi jooksid korraga metsa nagu. Ma ei tea, mis ajahetkel see kuskil oli. Tegelikult mul oleks olnud tädi, aga tänu sellele siis ei ole. Ta oli liiga väike. Issal, kui kurb. Jah, et isa poolt siis. Et siuksed lood ikkagi nagu juhtusid, et kui me nüüd vaatame neid sõja asju, et siis see aeg on nagu olnud ja samamoodi on inimesi nagu mitte väga tore olnud inimestel. Et see on nagu ikkagi, et keegi kaebas, mingi naabrimees ja kuskilt ikkagi jääb ambusse, et eestlane ise. No just on ju, aga nüüd su ema-isa, et kui me nagu seda mulgi identiteeti või kuigi meid on seal pandud sinnapoole ja sinnapoole seda Vene võim, kõik on meid see nagu niimoodi ühest, et sul ei oleks enam mingit tahet midagi teha, aga me teame kõik, et mulkidel oli selline suur tahe, et kuidas sa siis ka mulgi nagu vaatevinklist näha, et kas on näha, et su ema kuidagi isa tahavad ikkagi teevad ja nii proovivad nii ja proovivad naa ja kuidagi sellist asja. Ja siukene natukene ikka kangust on, et selles mõttes, kui sa võtadki, et ikkagi sellised hullud maksud pandi peale, et siis ikkagi kangusega ikka, et nagu kohe küll ei taha nagu alla anda, et selles mõttes ja
oled ju ise need loomad ostnud ja kõik nagu ja siis järsku nagu riik võtab ära, onju, et sellele nagu ikka astusid vastu, et muidugi oleks kergem on lihtsalt alluda, aga sihuke kangekaitsus natuke on ikka sees. Sul lapsena võib-olla ütleme nüüd, et kas sa ka mingid siukesed, su vanemad olid väga, ikka sa pidid koolis käima või trennis või kodutööd tegema? Ja ma ei tohtinud koolist puududa ja õppimine oli minu töö, et ma pidin kõik asjad ära tegema. Ja kas ta kontrolliti kuidagi siis? Või... Ei, ma ei teagi, ei kontrollitud ka, lihtsalt sihuke range mingi kord oli. Aga otseselt ei kontrollitud sellel ajal enam. Nad ei jõudnud ilmselt või ei osanud enam. Ja võib-olla oli ka see, et vaata mulkidel on see, niisugune õpimu ka või et on selline, et ikkagi oleks haridus, on ju, et väärtustavad haridust, et see oli ka neile väga oluline. Jah, ma ei teagi, millest see hariduse tagaajamine on nagu tulnud. Mul ema on ise ka hariduses olnud aastaid, et lasteaia juhataja 40 aastat või 30-40 eluaeg. Et päris palju. Ja siis sealt ongi nagu tulnud see, et haridus on tähtis ja seda te peaks olema ikkagi. Ja see kuskilt tuleb ema poolt sugulaste vanatädi ja sealt poolt liinid on nagu ütleme, et nad on arstide dünastia. Et nemad peavad ju hästi kõvasti õppima ja see vanatädi oli, temaga puutusime ka päris palju kokku, kuna ema nagu ei olnud enam. Siis need siuksed vanatädid olid võib-olla pigem meil nagu nende eest. Ja tema oli selline hästi hariduse usku, et mul on niisugune tunne, et sealt on nagu tulnud see. Aga see haridusega mul endal seostub ka selline, näiteks sa räägidki, et ta olid rikkad ja et kas need mulgid võtsid võib-olla nagu lisatööjõudu seal Eesti ajal nüüd, eks ole, või sul oli mitu hobust ja hektarid, et kas, või sa tead, et kas inimesed pidid ise hakkama saama või mulgitalumis oligi hästi nagu tark, et ta võttiski selle, ta julges võtta sulas, nii nagu tänapäeval sina võtad endale raamatupidaja tööle, eks ole, et vanasti võeti, et kas seal mingi seos, et ta oli haritud, tark, ta ei rüganud üksi, vaid ta mõtles, et kuidas on nagu efektiivsem, vaata. No ma tahaks loota, aga ma ei tea neid lugusid rohkem, et raamatupidamisega seoses mul ema oli raamatupidaja Suislepas, mis on siit natukene 10 kilti või pluss, midagi sellist. Ja tema mees ka oli raamatupidajad, olid mõlemad. See oli siis nagu Vene ajal juba. Või siis, kas sa oled oma vanemate puhul näinud just niisugune nagu, et mitu vaatenurka, et kui nagu nii ei saa, siis saab teisiti või kui me ei saa ise seda. Ja see ütlus käib ikka nagu läbi, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Et kust kohast see on tulnud, ma nagu ei tea, aga mingisugused sellised vanasõnad on ikka, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Aga tuleks sulle kohe niimoodi laks mingi näide meelde, kui teil peres on nagu midagi nagu vaja olnud, aga et nii ei saa, et kuidas siis nagu teistmoodi saab või? Oh dear, neid on väga palju, sest et kui on nagu oma maja nagu maal, siis tegelikult siin ei ole nagu palgata väga palju tööjõudu, ütleme nii, et hästi palju isa on nagu ise välja pidanud mõtlema, isegi neid torustikke ja elektriasju, et kõike ta peab nagu ise oskama, tal on nagu see ise oskamine on hästi veres, et mina pigem nagu mõtlen, et nagu võtaks kellegi, aga vanasti, sul ei olnudki tegelikult, sa pidid olema hästi nagu iseendale lootev või selline, et sa pead nagu ise kõigega tegelikult hakkama saada, natuke nagu mingi renessansi aeg, et kõik oskasid kõike natukene. Et see nagu, et sul on see talu või oma maja, sa ei saagi alati minna kellegi nagu abi, küsima iga asja peale. Et kõik heinateod ja igast asjad, et siin tuli nagu ise päris palju hakkama saada. Vaata, kui talu juba tekkis, on ju, siis ta ei saanud nagu enam käega lüüa, et lasta olla, eks ole, ta pidi leidma. Ja sa pidid leidma mingid lahendused nagu kogu aeg, sest et loomad ju sõltusid sinust, kui
seal midagi nagu ei toiminud, siis sa pidid leidma nagu lahenduse, on ju, seal toiduga või mis iganes oli mingi põud või ei olnud põud või ma ei tea, mis. Aga samas, kui keegi, jälle see, et kui keegi ütleks sulle, et Küllike, mis sa hakkad siin, tead see disainerit, mine siin kuskile lasteaia kasvatajaks ja las ta olla, eks ole. No seda öeldi ka. Seda öeldi päris palju, et mis asja, mis see on. Sellega ju ära ei ela, aga no tegelikult on, kui vaadata nagu tulevikku, siis need erialad nagu muutuvadki, et kui mingi aeg oli põllumajandus, ütleme, et oli selline number 1 tööstus siin maal, siis see ju muutus, põllumajandus ju hävitati ära või läks ära või mis iganes hääbus ära. Et nüüd hakkasid mingid teised erialad siis tõusma, et praegu on tõusnud näiteks IT, eks ole, number 9. Et siis see disain on ka pigem seal, et nagu natukene tehnilisem selline, aga visuaalne. Et see oli see nagu tuleviku vaade nii-öelda, et ajaga peab ka kaasas käima, et sa ei saa jääda siia ju eluaeg hobusega sõitma. Vaata jälle mulkide kohta räägitakse ka seda lugu, et ta seda häärberit hakkas tahtma, et võib-olla keegi ütles, et kuule, et ela seal oma rehielamus edasi ja võta nüüd rahulikult. Jah, ära arene. Kõik on hästi ju, et süüa ju on, käis mõõdiku juures tööl, on ju, raske oli, aga mis siis ikka on ju, et elu on selline, on ju, et ta ei lasknud ennast kõigutada, võib-olla seal mingi naisterahvas seal kuulel ütles, et peremees, et ma ei tea, mees, et kuule, et võtame nüüd rahulikult, meil ei ole vaja rohkem pingutada või tead, harime, aga ei, mulk ikkagi, kui tema otsustas, et tema tahab häärberit, siis tema sai selle häärberi. Näe, Küllikene, sinus on ka mulki, et sa tulid siia maale, kas mingi graafilist disainerit, kuule, et unusta ära, eks ole, aga ei, mulgi veri ütleb, et mina tahan seda teha ja mina teen seda, eks ole. No ma teadsin, et see on võimalik, sellepärast, et Võrtsjärve ääres on ka üks Anne, ma ei tea, kas see on seesama, kes tegelikult juba väga ammu on teinud arvutiga tööd oma kodust ja see töökoht oli Londonis. Et ja see on nagu, sa saad ikka nagu oma kodukohas olla, sest et minu jaoks see kodukoht on tegelikult kõige kallim koht, kus olla. Et see, et me käime küll ära, see on väga tore, nagu ma saangi neid kogemusi ja ma saan näha maailma ja nii edasi, aga kõige rohkem kodus tunnen ma siin. Nii armas, nii tore, nii tore. Just, et sa peadki nagu lihtsalt, kui sul on see nagu läbi mõeldud, et ma hakkasin väga varakult seda nagu läbi mõtlema kohe peale keskkooli, et kuidas ma saaksin siia tagasi tulla. Siis juba või? Muidugi, ma olen visionäär. Selle peaks mina ütlema, et mina küll nagu nii ei mõelnud, ma ikkagi arvasin, et ma tahaks natukene maailma rännata, kui käisin ka siia-sinna, on ju, et ma tulin lihtsalt tagasi, aga mul ei olnud see nagu keskkooli lõpus, et ma tahan kindlasti tagasi tulla. Ei olnud. No ma nagu tundsin, et mul on see kodukoht nagu siin ikkagi jääb nagu ja et kas ma leian mingi lahenduse, et mitte see, et ma näen nagu neid probleeme, vaid ma olen otsinud alati lahendusi, et kas on mingi võimalus või lahendus, kuidas ma saaksin siin nagu mingit tööd teha, et pigem mitte lihtsalt, võib-olla ongi kergem minna Soome tööle, et seal on nagu kohe kõrgem palk või mis iganes, aga tegelikult, kui sa nagu pika plaani paika paned või mõtled kuidagi, leiutad või disain mõtlemine või sa näed kuskilt, et see on nagu kuskilt kas või näed, et see on võimalik. Ja nagu see teadmine on sul olemas, et see on võimalik. Järelikult ma pean leidma mingi viisi. No see võttis küll 20 aastat aega, aga samas, kui see mõte on sul olemas, et ma pean sellise valemi või asja ära lahendama, siis nagu lõpuks lahendadki. Et siuke natukene võib-olla jonnakust on ka. Ja ma arvan, et ongi. Selline on küll mingi, kõik ütlevad, see on nii mõttetu teha ja nii edasi, et siis ikkagi sul on see nagu visioon olemas, tean, et seda saab teha kuidagi saab, et ma näen seda lahendust kuskil. Nii äge. Ja siis nagu lähed, vahepeal ise ka võib-olla kaotad selle ära, aga sest see on sul nagu mõttena lihtsalt visioonina või sellise eesmärgina kuskil olemas. Aga see kunstiteema on sul kogu aeg nagu siis olnud juba, ma ei tea, keskkoolist midagi selline? Keskkoolist peale, jah. Ma otsustasin lihtsalt poole keskkooli pealt, mõtlesin välja, et mida ma pean tegema edasi. Hakkasin mõtlema, aga see
see ei ole nagu nii lihtne, et ma ikka mõtlesingi, ma võtsingi nagu aega, et mõelda, sest et keskkooli ajal õppides sul on ainult ju koolitööd hommikust õhtuni, tegelikult ei ole aega eriti mõtelda midagi. Et kiire on ju, muudkui õpid, et just andsin rahatarkuse tundi siin Tarvaste gümnaasiumis ja ütlesime ka, et hakake juba mõtlema, mida te nagu tahate teha, et juba praegu. Või tunneta, mida tehes on sul nagu hea olla selles mõttes. No kas tee, aga noh, ega ma mõtlen ka, et tegelikult alati on vanematel õigus, sest nemad on nagu rohkem elanud. Ohoo, siuke tähelepanek, et vanematel õigus või? No, küll on pubekas, ei ole? Tihti mingites asjades, et sa jõuad ise sinnamaani, kui sa oled ka sama vana lihtsalt. Mis nad on sulle öelnud, et vali selline asjalik nagu eriala. No vot, kuule, aga räägime natuke sellest Mulgimaast ka, see küsimus. Tegelikult meil algab see ikkagi selle söögi küsimusega ka, et mida sinu peres süüakse siuke Mulgimaale omast, et mis sul lapsepõlvest või nüüd, sest mis on mulgisöök teie söögilaual? No me oleme nagu kartulifännid, ma ei tea, mis sellega on, et see kartul on meil igatepidi olnud, ma ei tea, praeahju, mis iganes kujul, et see kartul ikka see, et seda peab nagu ise ka kasvatama millegi pärast. Sellest ma vahepeal ei saa aru, nagu sinna nii palju seda aega panna, et poes saab ka juba, aga kuidagi, et seal ei ole ikka säilitusaineid ja see on kuidagi ikka oma kartul, ma ei tea, see on nagu siiamaani säilinud, et meil on ikka veel oma kartul. Nii tore ja terve aasta saate hakkama oma kartuliga siis nagu? Terve aasta sööte oma kartulit ikka? Jah. Mingi traktor on teil ka või nagu käsitsi käib kõik või? Need vaovärgid tellitakse see traktor mingiks ajaks, et siin ikka kuskil küla vahel saab tellida veel. Jälle mingi onu. No just täpselt mingi onu, kellel on veel vana traktor, eks ole. Nii äge. Kuulge, Mulgimaa peremäng, me tahaks traktoriga seal kartuleid rohida ja mida iganes teha, vaata, et see oleks küll soe külal üks atratsioon. Üks kartulipõld kuluks küll meil ära. No jah, siin vanasti oli neid veel rohkem, nüüd on vist vähemaks jäänud. Nii et teie söök on kartul, oota, aga ikkagi, milline siis sinu lemmiksöök kartulist on midagi sukest? No ei, mulle tegelikult meeldib küll väga kartul, mulle meeldib praekartul, mulle meeldib ahjukartul väga, mulle meeldib igatepidi see kartul. Mulgiputru me väga palju ei ole tegelikult teinud, kuigi see on nagu nii-öelda mulgisöök, on ju. Kartuliputru lihtsalt küll nagu kartulipõde. Et mis veel? No need mulgikapsad, mingid kapsad me teeme mõnikord ahju siukses potis, meil on mingi vana ema selline malmpott, mingi suur. Sellises asjas saab teha, panna nagu päris ahju, meil on ka päris ahjud veel nagu alles. Hapukapsad saate ka päris ise või ostate? Hapukapsa? See on ikka ostetud. No tänapäeval, see ongi nagu edasiareng. Tänapäeval ei hakka ise keegi siin riivima. Miks ei hakka? Ma arvan, et ka päris, mina isegi olen riivinud ja teinud siin mingi. No eks meil on igatpidi seda tehtud, aga no põhiliselt läheb niimoodi. Aga vähemalt ostate kellegi külainimese käest seda hapukapsast vähemalt või ostate turu pealt kuskilt? No aga meil siin Soekülas ei ole turgu. Ja no Viljandi turu pealt siis, Viljandi turu pealt. Viljandi on meil 30 kilomeetrit, et alati me ei lähe sinna praktilistel põhjustel, et me läheme Mustlasse poodi, mis on 5 kilomeetrit ja sealt tarnime siis pool asju, mida saab kasutada. Aga mis veel meeldib? Väga sealiha, sest et kunagi kasutati nii-öelda sigu. See on nagu siiamaani, et ka meil olid, kuni ma olin 15, olid oma sealiha, oma piim, oma kanad ka, oma muna. Piim, oma lehm ka siis nagu või? Jah, et kuni 15 aastaks saamiseni oli meil nagu ka väikene süke talupidamine. No just, no ikka, eks ikka oli. Ja sealt tulidki need asjad, eks need olidki piimatoidud, mingisugused piimasupp, täiesti niisugune tavalised kodused niisugused toidud ja ahjuliha ka seal ahjus, just mõnikord isegi seal päris nagu selle
tulega tehtud ahjus nagu veel ja see oli eriti hea. See oli eriti hea asi. Ja õnneks ma sain kõhu täis. Ja selle kartuliga see leem sealt ja kõik see siukesed nagu vanaaegsed natuke toidud olid küll siin. Üks talvised söögid, ma saan aru, vaata, on nagu paned. Jah, no suvel meil on siuke kasvhoone, kus on ikkagi kurgid, tomatid, siis oli ka põhimõtteliselt keedukartul ja see hapukoor kurgi ja tomatiga mingid versioonides ja sibulat peale värsket ja sellised tilli ja sibulat ja selline hästi lihtne, ütleme, aga hästi hea toorainega, sest et see oli oma aiast nagu. Tegelikult see oli hästi maitsev. Nii, aga lihtsalt veel, kas sa oled märkanud midagi mulgi ja tavaeestlase vahe, et mis on sul võib-olla mingi mõte, mida sa oleks tahtnud siia jagada? Ja Tallinnas oled elanud, eks ole, ja okei, London ka on ju kauged, aga nagu eestlane ja mulk. Eestlane ja mulk. No ja mulgile on ikkagi natukene, mulle tundub mingi uhkus. Ma ei tea, kas ta on nagu uhke, et ta on nagu mulgimaalt, ta on natukene ettevõtlik, natuke uhke. Ma ei tea, kas ta on sellepärast uhke, et ta on ettevõtlik. Ja ta tahab nagu kuskile jõuda. Võib-olla, ma ei tea, Viljandi ei ole tegelikult mulgimaa, eks ole. Otseselt ei ole, jah. Otseselt ei ole. Et natukene linna ja maainimene ka siin mulgi linnades erineb, aga võib-olla natuke sõbralikumad on mulgid või? Aga Tallinnas olles oled sa seal ka teisi mulke nagu niimoodi, saad aru kohe, et sa oled mulk ja sa ei ole mulk, sa oled eestlane, vaata. Alati on tore, kui sa näed, nad olid küll Viljandi inimesed, aga võib-olla nad olid, ütleme, oma kodukoha inimesi on alati tore kuskil mujal näha, siis tuleb selline kodutunne tuleb nagu meelde. Ja kõigil on kuidagi soe, isegi see on iga asja puhul, kui sa näed välismaal ka eestlast, siis on ka tegelikult tore. Et see võib-olla on samamoodi, et mulgimaa ikkagi on nagu mingisugune ühine joon rohkem nagu või kuidagi. Ja on ikkagi uhke. Vahel mul on isegi tunne, et välismaal või iganes Tallinnas on nagu rohkem olla uhkem see kas mulk või eestlane, siis mulk on ju, kui mulgimaal, et mulgimaal sa ei paneks seda tähele, vaata, on ju, et. Jah, siin võib-olla ei ole see nii, ma ei tea, igapäevane, sa ei mõtle võib-olla selle peale, et see on lihtsalt sinu tavaolek, sa mulk oled, see on sinu tavaline elu, eks ole, sest sa elad seda. Et kui väljaspoolt keegi tuleb, siis ta võib-olla oskab neid nüansse rohkem öelda, aga väiksena ma mäletan, et oli küll, meil sugulased olid Tallinnas ja siis mõned sõnad, ma ei saanud aru, mis nad nendega mõtlevad. Ja saarlased olid meil ka tuttavad, siis nendel oli näiteks muljuma, vajutama, eks ole. Mingid sõna erinevused, mingid naljad erinevused, et need on küll nagu olnud, näiteks saarlased ütlevad kena, siis ma mõtlesin, miks nad kenatavad, on ju ilus ja mingid teised sõnad ka. Tallinnas praegu ei tule vist konkreetset näidet meelde, aga mõned naljad või sõnad, mis sealt nagu tulid, mida ma teadsin, et meil nagu ei ole. Või vahel on vastupidi, et just mulkidel on mingi sõna, et. Jah, no meil on ka oma keel, et Tallinnal nagu ei ole oma keelt näiteks. Et võib-olla juba siit tuleb, aga kahjuks jah, meil vist Kristi Ilves on praegu kõige noorem, hästi oskav, mulgikeelt hästi oskav inimene siin. Just kui Kristi räägib ühest teie küla poisist ka või poisist, kes oskab väga hästi mulgikeelt või tahab vähemalt õppida. Aga kuule, Küllike, nüüd ongi see, et kui sulle tuleb ikkagi nüüd külalisid Mulgimaale, kui sa oled Tallinnas, keegi küsib, et ma lähen nüüd Mulgimaale, et kus ma seal lähen ja mida ma vaatan, nüüd tuleb see koht, kus sa nagu täiega ägedasti räägid, kuhu sa saadaksid oma külalised Mulgimaal? Kui nad tulevad nagu meie piirkonda, siis ma kindlasti viin nad Võrtsjärve äärde. Sellepärast, et see on ikkagi, ütleme, Peipsi on ka suurem, aga see on nagu keset sellist maad, selline nagu Mulgimaa äärpidi minev selline väga suur järv, kus on nagu oma selline teistmoodi elukeskkond, natukene nagu, ma ei saaks öelda mereline, järveline. See äär on selline järveline selliste mändidega ja see on nagu ilus, see on peaaegu nagu meri, kui sa nagu vaatad.
ja siin ääres on näiteks see torn poldri peal, kus saad veel kaugemale vaadata, saad peaaegu Tartusse välja vaadata ja sellist kõrget vaadet sellise ilusa järve Torn on ikka olemas ja see on see ikka veel nagu kõlbulik. see ikka töötab Ikka töötab. ja näiteks mööda seda äärt läheb veel, seal on ju mingi puhkeala või selline, kunagi me käisime seal ujumas hästi palju, nüüd see on kahjuks täiskasvanud, aga seal on tehtud mingi sild, et sealt peaks saama ikka veel vette hüpata, suislepaveskisse kindlasti sööma. Siis Mustlas vaatama seda mulgimajakat, seal on lipp, Ordulinnus on Mustlas, kus on niisugused varemed, peaaegu nagu ütleks, et Viljandi need Ordulinnuse varemed, aga natukene vähem on seal. Seal on ka mingi kabel ja siuke mägi ja sinna on tehtud need trepid. Ja suvel on lambad seal ja. Jah, et see on hästi selline tegelikult ilus kant. No Mustla ise on ka huvitav, seal on need lambid tee ääres, eks ole, see on nagu natukene vanaaegne linn on ja kahjuks seda suvekohvikut, ma ei tea, kas nad see aasta teevad muljemudat, sinna viiks kindlasti. Ja, et kes tahab suvel teha seal kohvikut, siis muljemuda lubab teha. Ma vist ei tee seal sellel aastal, et käsitööait on, kui sinna saab sisse, see on seal Mustla raamatukogu taga näiteks või Mustla raamatukogu üleval on üks näitus, mida võiks näiteks näidata. Siis me olemegi viinud tegelikult meie Tallinna tuttavaid, tegime sellise väikse ringkäigu, viisime Kärstna mõisa näiteks. See on ju väga ilus, hästi säilinud, seal on ju lasteaed veel sees ja see on nagu ilus, mingi aeda tehakse seal korda ja sellised vanad puud seal nagu kunagi olid ikka selliste suurte mõisate juurde tulid sellised teed, kus olid ikkagi suured puud ääres, et sa ikka näed, kus sa tuled selle vist õllaga. No just. Ja Tõrva, eks ole, Tõrvalinn on hästi ilusaks tehtud. Seal see Barclay de Tollis. Väga äge. Kuule, sa oled täiega giid juba varsti siin Mulgimaa peale. Et no näed, väga hea. Need on väga tuttavad kohad meile, et siis seal nagu saab natukene, võib-olla isegi natuke rääkida midagi, mis seal on toimunud. Just. Ma saan aru, et suvel võib rattaga, sa sõidad vabameelsasti ringi, on ju, et rattatiiru kuskile teha. No ja, siin on loodus on kena. Näiteks rattatee on Soeküla ja Mustla vahel, see on 5 kilomeetrit. Täiesti võib turvaliselt sõita, ei peagi poodi minekuks mingisugust transporti olemas, peaaegu nagu see hobune, aga ratas. Ja mis on natukene ka jalakõnnib ära, mis iganes, et see on võib-olla ka natuke loodussäästvam niisugune eluviis, et võib-olla iga otsa peale ei hakka võtma autot. Ja suvel kuna me teeme üritusi, on ju, Mulgimaa peremängule kutsun tavaliselt inimesi ja siis me teeme Mulgiraha tarkuse üritust nüüd 11 juuniga. Kuule, aga siit järgmine ongi, et nüüd meil hakkab siin, on aega 10 minutit, et nüüd ongi see nurk, kus sa saad nagu enda tegemistest ka rääkida, et see, et sa siia tulid rääkima, et see on nii suur tänu selle eest, et aga samas vastu saadki seda, et saad nüüd rääkida, et kuidas sina siis Mulke ja ülejäänud Eestit aitad, et mis väärtust sa pakud sinna? Ja oma kodukohas. Sa võid oma tööst ka rääkida, ma mõtlesin oma tööst ka ikkagi, et disaineri tööst ja mis see tähendab? Disaineri tööst, no eks ma teengi ju päevast päeva, ma olen ikkagi iseenda reklaamibüroo töötaja päevast päeva, et ma teen reklaame TF Pangale, ma teen Mulgimaa peremängule, ma teen Mulgiraha tarkusele brände, ma teen krüptoklubile näiteks ja Tallinnas on veel erahaiglad, kellele ma teen disaine kuskitele ekraanidele või mis seal iganes vaja on. Nii et ütleme, niisugune tööpäev on disainiga üldiselt sisustatud. Et KP disain. Põhimõtteliselt nagu plakatitest nagu disaini, nagu brändini, et mis seal, kui sa mõtled nagu tavalist plakatitest, sa mõtled mingeid logos ja siukseid asju ka välja nagu? Jah,
Et mina logosid, brändingut, ja. nagu me tegime Mulgimaa peremängul, et kõik visuaalid, mis üldse võiks nagu reklaamimiseks vaja minna, et neid ma saan siis teha, et ma olen teinud ka veebilehtede visuaalid, kõik valmis, mis iganes. See on tegelikult nagu idee poolest hästi lai selline valdkond, millega saab tegeleda. Sest et seda disaini on tegelikult igal pool, kui ma võtan siin mingisugused purgikesed, siis siin on igal pool on disain peal. Et kõik need on kellegi poolt tehtud. Tegin ise oma šokolaadi näiteks. No just. Aga mis sulle meeldib seal töö juures? Mis asi see on, mis sulle nagu, miks sa seda teed? Need mõtted, tegelikult see on selline arendusmõte, et sa saad nagu mingeid probleeme lahendada, et iga ettevõte peab ennast kuskil esindama, eks ole. Noh, näitama ennast, muidu sa lihtsalt ei eksisteeri, inimesed ei tea sinust või neil on mingi toode, mida on neil vaja esitleda või mis iganes, mis aitab kedagi teist, on ju. Et see kõik, noh, muidu kui disaini ei oleks, ütleme, siis ju läheksid poodi, oleks kõik pudelid sellised valged. Sa ei saaks mitte midagi aru, mis seal toimub, eks ole. Kujutad, et lähed üks poodi, kõik pakendid, kõik asjad on valged. No põhimõtteliselt ma ütleks, et Vene ajal nagu nii oligi, kõik piimapudelid olidki piimad, eks ole, leib oli leib ja sai oli sai. No, mis jah, et seal ei olnudki erinevaid ettevõtteid, on ju, et me oleme nii palju nagu edasi arenenud, et meil on hästi palju erinevaid tooteid, hästi palju erinevaid ettevõtteid ja et ütleme, see inimene vahet teeks nendel ettevõtetel, nendel koostistel või mis iganes tal vaja on infot saada. Selleks tuleb see nii-öelda visuaalseks teha. Nii äge, just mina võin küll Külliki, et ka teistele, kes siin täna meil kuulavad, et soovitada täiega Mulgimaa peremäng tõesti vedas meil, et me Küllikese leidsime siit Mulgimaalt, et saime endale mõnusad, südamlikud, ilusad brändingud ja no muidugi Külliki küsib ka hästi palju, te peate hästi palju vastama ka, et ega lihtsalt ei saa siin midagi. No muidugi asjadel on ikka, see ei ole nagu lihtsalt mingi ilu tegemine, et asjadel on ikkagi nagu funktsionaalne mõte, et asjalik mõte, miks seda üldse tehakse. Nii nagu mulkidel, et ikka Häärber pidi ikka korralik ehitis olema, et ei olnud nii, et 10 aastat siis lagunes ära, eks ole, et ei ikkagi nagu eluaegne peaaegu. Ja, eks kui sa hakkad ju maja ehitama, pead plaani tegema. Kui sul seda plaani ei ole, siis sa võid iga kell ümber mõelda, siis nagu jäädki ehitama seda nagu sama maja, aga nagu ei saa hästi valmis, kui sul ei ole nagu sellist, ütleme, visiooni või asju nagu paigas, et disainerid on ka nagu trükiste projekteerijad, võiks öelda. Et kui seda projekti paigas ei ole või seda ideed, siis sealt üldiselt väga head nahka ei tule. No just. Ja see teine teema, ma tahan ka, et sa sellest ikkagi räägid, mis sa selle rahaga siin Mulgimaal nüüd tahad pihta hakata, et tahad siin mulgid rahatargaks muuta, et kas arvad, et me ei ole või oleme ära unustanud selle või mulgid on väga rahateadlikud? Ja mulgid nagu kunagi olid nagu sellised rahateadlikud, mulle tundus, et see tuligi võib-olla sellest, et meil olid viljakad mullad, meil oli siis kasvas hästi see lina, mida sai turustada ehk müüa. Aga peale seda nagu on natukene nagu ära unustatud. Ei ole nagu seda uut niši nagu leitud, mis siin võiks nagu olla see eriline. Võib-olla ettevõtlus on, Viljandi ei ole küll otsest Mulgimaa, aga näiteks Clever on, et tema mõtles nagu ise midagi välja oma vajadustest lähtuvalt ka sellise logistika probleemi lahendusena. Et jällegi see probleemi lahendamine, mingisuguse probleemi lahendamine, et kui sa selle ära lahendad, et siis sul on võimalik näiteks ka ettevõtlust teha. Mulle näiteks tundus, et mul endal jääb puudu rahatarkusest, et selliseid asju nagu teostada. Ma hakkasin ise sellega õppima, nagu erinevate mentorite käe all, Grant Cardone ja nii edasi, ja võtsin nende koole ja mentorlusi ja nii edasi, lugesin mingeid ettevõtlus- ja investeerimisraamatuid. Ja siis ma nägin veel siin selliseid inimesi, kes olid alustanud rahatarkuse hommikutega. Marek siis alustas seda. Ja siis me hakkasime kuidagi rääkima ja asi läks lendu, mõtted nagu ühtisid, et siin on nagu nii toredaid kohti, midagi nagu ei toimu ja tegelikult võiks
toimuda midagi hariduslikku, mis oleks meile kõigile kasulik, on ju. Ja kuna see rahatarkus tundub, et ikkagi on puudulik ja mida on vaja, et mingeid järgmisi samme teha. Et siis me mõtlesime, et õpime ise ja kaasame teisi ka, et anname teistele ka võimaluse nagu õppida. Sama asja, mis teel me ise oleme. Et seda võib ju ka koos teha. Ja sealt nagu edasi ongi niisugune rahatarkuse kogukond siin Mulgi rahatarkus tekkinud. Me saame pärast need viited panna siia ka juurde, et kus saab seda infot otsida selle rahatarkuse kohta. Et kunas see kuupäev suvel oli? 11. juuni on selline üritus Suislepa laululaval plaanis, kus siis tulevad Eesti sellised rahatargad kokku, et siis võiks sealt nagu, ütleme, oma inimestele ka seda rahatarkust rohkem nagu lähemale tuua. Et muidu on nagu investeerimisfestival, kes on seal mingi kuskil Toosi mingis puhkekeskuses, mis on ikkagi kaugemal ja mis on, ütleme, võib-olla jääb paljudele võib-olla kätte saamatuks, sest et piletid on mingi paarisaja euro lähedal seal. Et siis meil on natukene ikkagi soodsam, on küll üks päev, aga et on võimalus nagu kõigil ikkagi sealt mingeid nippe saada või osa saada või äkki tekib siin meil kohalik mingi uus idee, kes hakkaks midagi tegema. Et kuidagi natukene ergutada seda ja võib-olla ka mingeid teisi ettevõtlikke inimesi siia tuua natukene, ise nendega mingeid suhteid paremaid luua mulkidel omavahel. Väga ägedad ideed, sest ega mulkidel on see alge ikkagi kuskil olemas, vaata on ju see rahatarkus, et see on natukene ära peidetud või kuidagi ei julgeta või et eks see oli Vene aja propaganda natukene teinud oma töö, et sellel ajal nagu ei tohtinud ju olla ettevõtlik. Et see oli kuidagi vist karistatav ja see nagu tambiti nii-öelda maha. Et nüüd see, nüüd võib nagu jälle olla, aga see on natukene läinudki nii, et ei tohi, eks ole, nagu kuidagi ei ole ennast väljendada saanud võib-olla nagu sellistena, nagu me võiksime olla. Et need unistused jällegi. Et mulle tundub ka, et kui sa unistad suurelt, et kui see isegi 10% läheb täide, siis see on juba parem kui see, et ma ei unista üldse ja siis see läheb sellest 10% täide. Et siis see on ikkagi nagu suurem asi. Võib sealt toimida. Võib nagu teoks saada. Et eks ju kõik saabki ju meie mõtlemisest alguse. Väga äge, see on nüüd hea lause, millega ka vaikselt lõpetama hakata, on ju, et nii äge, et Külliki tuli siia oma mulgi vaatenurka meile jagama, et see Mulgimaal on nii vägevaid noori mulke, kes toimetavad ja on siia tagasi tulnud ja on tahtnud siia tagasi tulla ja näevad seda nii ägedana seda maad siin ja teavad, kuhu inimesi viia ja räägivad mulkidest nagu positiivselt ja on meie peremängu tiimis siin ja teevad rahatarkust, et nii äge. Et ütlekski tegelikult ma aitäh sulle, Küllike, ja me paneme selle YouTube üles ja saame jagada oma sõpradele ja vaatame, kes me järgmised külalised on. Nii et siis jätame tänase nagu hüvasti. Aitäh sulle ja tahad sa midagi lõpetuseks öelda, niisugune tüüpiline küsimus? Jaa, aitäh sulle, Jaanika, et sa kutsusid mind. Mul on alati hea meel, kui ettevõtlikud inimesed jälle midagi korraldavad, et ma ikka üritan nagu kaasa lüüa nii palju, kui mul nagu võimalust või aega on, et alati, kellel on ka mingeid ettepanekuid, et siis võib ühendust võtta. Just, et alati kujundamine, logod, disain, pöörduge Küllike juurde, et pean ütlema, et Küllike on väga oskuslikult, ta küsib nagu enda väärilist palka, et mulgid aga väärtustavad ennast ja see ongi kõrgem, ma ei tea, kõrgem või mitte, on ju, aga et ma ise... Tegelikult agentuuride suhtes pole, aga ütleme nii, et kui sa oled hästi saanud mingiks spetsialistiks, et siis on ka võimalik, oled palju panustanud ja palju tööd teinud, et siis on võimalik võib-olla saadagi Eestis ka nagu oma alal, ütleme,
paremaks. et ei peagi tegema odavalt ja võib-olla keegi võiks öelda, Küllik, sa oled ikkagi uhke küll, et sa nii, et kas sa oled ikka uhkeks läinud, et sa sellist hinda küsid, on ju, et ja sealt see tuligi, mulgid ongi uhked, on ju. Nad küsisidki oma toodete eest hinda, eks ole, lina maksiski ja selle peale võibki öelda, et nad olid uhked, on ju, aga Küllik, sa ei ole uhke, on ju, sa lihtsalt väärtustad ennast ja kui keegi ütleb, et sa oled uhke, siis sa hakkad aga vaidlema, on ju, et sa ei ole uhke või ta peab ise aru saama, et kes sa oled, et sa tead täpselt, et sa oled üks väga tore ja üks tubli ja entusiastlik ja äge noor inimene, kes väärtustab ennast ja see ongi okei. No väga õige, peabki väärtustama. Kõikidele meie mulkidele, et nad väärtustaksid ennast ja oleksid uhked selle üle, et nad on mulgid, nagu meie. Jah, ole rõõmsameelne ja väärtusta ennast, et ega see tulebki jälle mõtlemisest, et kuidas sa nagu paika paned asjad. No nii, kuulge, meie kuulajad siin Facebookis ja YouTube'is, me jätame teiega hüvasti. Kes tahavad meiega tulla veel siin Zoomi natukene rääkima, need jäävad siia sisse. Aga aitäh sulle, Küllik, ja aitäh meie kuulajatele. Järgmine kord jälle. Aitäh teile. Stopp. No nii lihtsalt. Eelmine kord ma panin nagu enda. Aga sul on recording siin ikka üleval. Lõpetame selle ka ära. Just.